Hundionu käis sageli Jänkuonu lapsi röövimas. Nagu Jänkuonu kodunt ära läks, oli ikka mõni laps kadunud. Kord kuulis Jänkuonu suurt müra ning uksest tuiskas sisse üleni porine Hundionu. Jänkukesed lippasid kõik keldrisse varju otsima. Päästa mind, Jänkuonu, karjus Hundionu hingeldades. Halasta minu peale ja päästa mind. Koerad on mu kannul. Kuule juba tulevad. Peida mind kuhugi ära, et nad mind kätte ei saaks. Hüppa sinna kirstu, Hundionu. Hunt hüppas kirstu, tõmbas kaane kinni ja Jänkuonu pani krambi pulka. Siis nihutas ta tooli tule äärde, süütas sigari ja mõtles kohe päris hulka aega. Kirstust kostis varsti hundi hääl. Kas koerad juba ära läksid, Jänkuonu? Ei läinud. Üks nuhib veel nuka taga. Siis võttis Jänkuonu teekannu, valas sinna vett ja asetas tulele. Me sa teed, Jänkuonu? Keedan sulle teed, Hundionu, ütles Jänku, võttis oherdi ja hakkas kirstukaanesse auke puurima. Jänkuonu, mis sa nüüd teed? Ma puurin sulle õhuauke, et sa ära ei lämbuks. Siis tõi Jänkuonu uusi puuhalge tulle. Jänkuonu, mis sa nüüd teed? Ma teen tule suuremaks, et sul külm ei hakkaks. Siis kutsus Jänkuonu lapsed keldrist üles. Jänkuonu, mis sa nüüd teed? Ma räägin lastele, kui hea naaber sa oled. Jänkukesed panid käpad suu ette, et mitte naerma pursata. Jänkuonu võttis aga teekannu ja valas läbi aukude kuuma vett kirstu. Jänkuonu, kes mind hammustab? Kirbud, Hundionu, kirbud. Oi, nad hammustavad valusasti. Kääna teine külg. Oi, nüüd pistavad nad mu päris kinni, kisab Hundionu. Jänkuonu valab aga vett edasi. Korraga ragiseb kirstu gaas, kargab lahti, Hundionu hüppab välja ja jookseb nagu meeletu minema. Sellest peale oli jänkukestel rahulik elu. Hundionu ei kiusanud neid enam. Kui aga Hundionult keegi küsis, kuidas teda kirbud puresid, tõmbas ta saba jalge vahele ja jooksis metsa.